Tere õhtust! Oleme otse-eetris Balti filmi- ja meediakoolist selle hooaja esimese fookuse saatega. Sinu jaoks, armas vaataja, tähendab see võimalust meie saates reaalajas osaleda. Kirjuta selleks oma tähelepanek või kommentaar eetri all olevasse live-kommentaariumisse. Me räägime täna eestlaste edulugudest, sest kuulsus ja kullasära, mis sellega kaasas käivad, erutavad meist paljusid. Sellest aga, kui palju higi ja pisaraid peitub punase eesriide taga tegelikult, räägivad täna meie stuudiokülalised, kelleks on Entrumi tegevjuht Tarja Saar. Tarja on noortele mõeldud ettevõtlusprogrammi Entrum tegevjuht ning noor naisettevõtja 2013. Oma pealehakkamisega annab Tarja igal aastal tuult tiibadesse kümnetele tulevikutegijatele. Lamu ökojäätise firma omanik Rasmus Rask. Rasmus seadis endale eesmärgiks vallutada 1% Eesti jäätiseturust, kuid välja kukkus palju enamat. Tänaseks on Lamu ökojäätiste bränd üks suurima nõudlusega ettevõtteid, mida iseloomustab meisterlik turundus ja tootearendus. Möödunud nädalal sai Lamust ka aasta disainirakendaja 2014. Moedisainer Piret Pupart. Piret on rõivabrändi Monton peadisainer. Ta on loonud oma moekaubamärgi Ushanka ja disaininud riideid 2 olümpiakoondisele. 28-aastase Pireti edulugu on paljudele kohalikele moeloojatele vaid helesinine unistus. Toitlustusettevõtja ja koolitaja Toomas Laigu. Toomas juhib iseenda asutatud trendikat taimetoidu restorani, mis täidab tema jaoks suuremat ühiskondlikku eesmärki. Inspiratsiooni on noormees ammutanud kaugetelt Aasia rännakutelt ning koolitajana usub ta, et hea tahtmise korral suudame me kõik maailma muuta. Rasmus, sellest 1% rääkides, siis nagu me sinuga eelnevalt ka telefonis vestlesime, välja näeb see oma osava turundusega ja kõige selle reklaamiga justkui nagu 40-50, et iga endast lugupidav ökotoodete sõber on Lamust kuulnud ja on ilmselgelt ka selle suur fänn, et kuidas see nii juhtus, kas see niimoodi juhtus poolkogemata või on seal taga ikkagi selline nutika strateegia? Ma arvan, et täitsa kogemata juhtus kõikide selliste edulugude juures tavaliselt ikkagi kõige suurem osa on heal juhusel või õnnel. Aga kes teil neid lugusid välja mõtleb? Et ma just mõtlesin, üks päev teil tuli vist mingi uus toode välja. Ma mõtlesin, kui mul oleks laps, ma loeks talle unejutuks seda lugu, kuidas moodi mustikas kohtus lavendliga. Oli vist nii? Ja. Et kuidas need sünnivad? Kes selle taga on? Kas see on improvisatsioon? See mingid vandenõud ei ole. Et meil ettevõttes on üldse vähe inimesi ja see on üks minu rollidest, et siis, kui mingisugune uus sort on valmis saanud, et siis me mõtleme, nojah, et kuidagi võiks seda tutvustada ja lihtsalt nagu selline trahvaretne, et tulge ostke meie jäätist, see tundub, et võib-olla ei ole kõige adekvaatsem enam, et siis hakkadki edasi mõtlema, et mingi teise nurga alt seda esitleda. No Piret, sina oled Montoni peadisainer, sa oled käinud Siberis inspiratsiooni ammutamas, raamatu välja andnud, edendad sellist rahvamustrite nii-öelda au sees hoidmist, et kas sinu selle helesinise unistuse jooksul on ka tagasilööke tulnud ette? Tead, nagu väga ei ole. Et kõik on läinud täitsa lepase reega? Eks kõige keerulisem on lihtsalt balansseerida enda tööaega ja isiklikku aega, et see on kõige keerulisem selle jaoks, et kui palju sa oled valmis andma sellest ja kui väga panustama. Ja kui palju sa oled andnud? Väga palju. Väga palju, ma arvan, et raske on nagu seda mõõta, aga eks seda peab küsima nagu lähedasemate inimeste käest, et mida see võib-olla endaga nagu natuke kõrvalt kaasa toob. Sellepärast, et ju ka inimesed, kes teevad nii-öelda oluliselt vähem, protsentuaalselt vähem kurdavad selle üle, et pole aega magada, sõpradega väljas käia ja kõik nii-öelda laguneb, mis puudutab isiklikku sfääri, et sa oled sellega harjunud või sa oled lihtsalt väga osavalt niimoodi laveerid nende vahel? Tuleb laveerida väga osavalt. Toomas, sina oled samuti käinud rändamas, aga veelgi kaugemal. Sa oled käinud Aasias, sa oled mitmete MTÜ-de juhatuses, sa oled ühe ettevõtte juhatuses, sa oled selline
noh, ütleme hüppelaua pealt juba nagu päris uhkelt nagu lendu tõusnud, et kui vana sa oled? 22. 22, et kuidas siis nii palju visiitkaarte sul juba rahakoti vahel on? Tuleb õigel ajal alustada. No, aga räägi meile natuke sellest. Et tegelikult oli nii, et ma põhikoolis olin niisugune paha poiss. Kõik õpetajad, ma arvan, teavad mind kui sellise hüperaktiivse hulluna. Et ma arvan, see oli võib-olla üks nende vigas, nad ei osanud mind suunata kuskile. Ja kui ma kooli vahetasin, siis ma tahtsin tohutult saada õpilasesindusse, kus on siis niisugune aktiivse koolkonna siis nii-öelda algusetapp. Ja sealt edasi kuidagi ma ei saanud õpilasesindusse, sest ma ütlesin kandideerimiskõnes, et küsiti, et noh, et kas oled nõus reedel ja laupäeval ka tegema mingisugust tööd, et noh, et tuleb mingisugune missivõistlus või mingid muud asjad, siis ma ütlesin, et ei, reedel on minu peopäev. Ja nüüd ma tagasi mõtlen, siis tegelikult võib-olla see oligi selline murdekoht, et kui ma pärast sain teada, et tegelikult reedel ja laupäeval võib ka midagi ägedat teha, ei pea kuskil käima joomas, võibki sõpradega, võibki koos koolikaaslastega midagi ägedat korraldada. Et siis nagu see mõttekäik nagu murdus ja tegelikult sealt edasi läkski selline asi, et ma otsisin kuidagi mingit väljundit. Ja see väljund tuli nii, et ma otsisin ühte konverentsi ja tuli niisugune vahva konverents, Euroopa noorte mingisugune aastakonverents. Ja läksin sinna koha peale ja kuidagi sattusin nii-öelda protokolli rolli, ehk siis kõik grupitööd ja siis kõik protokollijad pidid kuidagi minema lavale esinema. Minul esinemisega probleem polnud, avalikkuses esinedes oli see esmakord ja siis ma kuidagi tajusin ära, et minus võib olla midagi sellist, mis aitab teistel võib-olla kuidagi edasi liikuda, et ma võiksin olla selline initsiaator või niisugune natukene heas mõttes öelda siis inspireerijaga. No Darja, sa oled praegu nüüd kuulsid kõiki neid 3 sõnavõttu, et sina tegeled igapäevaselt noortele tuuletiibadesse andmisega. Kas see on siis nii-öelda see ideaalne tulemus, mis võiks nagu sinu tööviljana tegelikult valmis saada? Küll niimoodi öelda, et minu jaoks on hästi oluline, et Entrumi vilistlased eelkõige leiavad ennast ja tegelikult eelkõige sellega, mida nad tõeliselt armastavad. Ja siis sellisel juhul enam ei teki seda küsimust, et kuidas ma nii-öelda eraldan oma nii-öelda tööelu ja isikliku elu, sest tegelikult tegemist ei ole tööga, vaid tegemist on sinu eluga ehk elustiiliga ja sa tegelikult igapäevaselt sellega, mida sa tõeliselt armastad. Aga kuidas moodi siis välja näeb, et selline võib-olla vabandage väljenduse eest, aga selline luru kõrvad lontis, ütleme selline 2-line, 3-line koolipoiss astub uksest sisse, ütleb, et ma nüüd tahaks ka midagi teha, energiat jube palju on, aga ei oska nagu kusagilt pihta hakata, et tehke nüüd minuga midagi. Ja siis teil on nii-öelda nendele inimestele, noortele mingisugused programmid, igasugused töötoad ja koolitused ja siis ühel hetkel astubki välja selline valmis treitud Pinocchio, kes võib kohe hüpata ja lendu tõusta. No tegelikult astuvad välja igasugused selles mõttes, et meie jaoks on just hästi oluline see, et inimene kas või esimest korda lihtsalt mõtleb selle peale tegelikult, milleks ma olen sündinud, et nagu teadlikult hakkaks esitama endale neid küsimusi, mitte lihtsalt nagu vooluga kaasa tulema. Ja see, et näiteks inimene ei hakka kohe niimoodi ettevõtjaks või ettevõtlikuks inimeseks, vaid mõni aja pärast, nii nagu ma praegu kohtun Endru vilistlasi, et nemad nagu mõni aja pärast kas või leiavad seda oma elukutsumust, on ju, et see on hästi oluline, et nagu, et see ettevõtlikkuse pisik saab ilusti nagu sellega nakatatud ja siis kas või kohe, no on mingi protsent noori, kes kohe nagu tunneb, et jaa, et ma olen valmis nüüd kohe tegutsema, on ju, ja mingi protsent noori on need, kes vaevad veel natukene elukogemust ja siis nagu läheb see ilusti käima. Selge. No siin on selles mõttes tulles tagasi 3 eelkõneleja juurde, et te töövaldkonnad on küll erinevad, aga siiski te nagu balansseerite ikkagi, te saate kõik öelda põhimõtteliselt, et see, mis te teete, on nii teie töö kui ka teie hobi, et keegi ei sunni teid seda tegema, te olete iseenda ettevõtjad, eks ole, teie kõik 3 siin kindlasti, iseenda tööandjad ja Darja samamoodi. Et kuidasmoodi seda saavutada, sellepärast et Eestis võtab ju viimastel ajal järjest rohkem nagu kogub hoogu see, et hakkad iseenda tööandjaks ja maksad endale ise palka ja seejuures oled ka nii-öelda iseenda aja peremees, et Rasmus, sina oled öelnud, et vähemalt Lamuga alustades sa võib-olla teenisid küll vähem raha, aga olid palju õnnelikum, said rohkem perega koos olla ja nii edasi, et kas see ikkagi kaalub nüüd kõik üle, kas ütleme niimoodi, et kui noor ettevõtja nüüd mõtleks seda tegema hakata, et mida sa nagu talle soovitad, et kas see on pigem asi, mida teha pärast
aastatepikkust töörügamist, võtta aeg maha või mida sa päris algajale soovitad selles osas? no eks ta ole selline omaenda asja leidmine ju on ju, et see, mis see minu kirg on, et põhimõtteliselt kui see nagu äriks on vaja nagu 3 asja, et sul on vaja millegi suhtes olla kirglik, siis sedasama asja nagu hullult hästi teistest paremini osata teha on ju. Ja siis see 3. on see element, et see kuidagi ka nüüd rahaks keerata, et ka vaadata, et kas seal on nagu mingi nurk, kuidas, et kas seal on ka nagu ärimudel sees on ju, et kui need, et noh, see oleneb lihtsalt inimestel võtab see erineva koguse aega, et see oma asjani jõudmine, et mulle tundub, et kui me rääkida sellest, et mida nagu noh, kuidas, kas nagu alustada nagu kohe ettevõtjana või kuskil suures ettevõttes, et siis nagu selgelt noh, see nagu eesmärk on saada kogemusi on ju, et saa panna ennast proovile, et siis selles mõttes ei ole vahet, kas see on nagu mõni nii-öelda korporatsioon või sa saad kohe ise alustada mingi omaenda äriga. Mis etapid sa siis läbisid, kui sulle ühel hetkel sai selgeks, et minu teema on ökojäätised? Ma olen päris palju juba elanud, selles mõttes mul on mitmeid etappe läbi käinud. Et tegelikult see nagu see ökojäätise teema ei olnud nagu kunagi, mul ei ole nagu mingit idee fiksi olnud, et ma lapsepõlvest saadik olen mõelnud, et kunagi ma teen selle ära. Kunagi tuleb uus onu Eskimo. Ja ei, ma arvan, et ma olin 1 aasta USA-s, mis minu jaoks oli, vaata, mida ma kindlasti nagu soovitan, et kui sa noh, täna inimesed, kes lõpetavad keskkooli või ka juba või ülikoolis, et kindlasti aasta või 2 kuskil mujal elada ja õppida, et see avardab tohutult seda mõttemaailma ja minu jaoks oli ka see USA aasta oli selles mõttes pöördeline, et kus noh, minu jaoks toimus see klikk, et ma ennem seda ma olin õppinud juurat ja nägin ennast advokaadibüroos töötamas on ju. Ja siis ma seal olles nägin, et sul on nagu nii palju muid viise võimalusi, kuidas oma enda oskusi ja andeid rakendada ka juristina, et sa ei pea seda ainult nagu raha pärast või kuskil advokaadibüroos tegema. Ja sealt ma arvan, nagu sai nagu päris mitmed asjad said alguse ja üks neist oli see, et kui ma tulin tagasi, siis me asutasime mõne oma tuttavaga uuskasutuskeskuse, mis on selline sotsiaalne ettevõte, mis ei teeni ka omanikele raha, aga et ta lahendab mingisugust sotsiaalset probleemi ja põhimõtteliselt jah, Priit Mikkelsaar, kellega me koos seda oleme ka vedanud, et tema on minu partner ka Lemuus täna, et sealt see sai alguse. No Piret, sinul on ka privileeg nii-öelda teha tööna ikkagi seda, mida sa võid ka enda hobiks nimetada, eks ole. Sul on Monton ja sul on Ushanka. Kui me ütleme, et Monton on selline, ta on ikkagi peavoolu mood, eks ole, et sa ei pea olema mingisugune määratlema ennast kuidagi erilise sotsiaalse grupina, et nüüd otsustada, et nüüd ma astun Montoni uksest sisse, eks ole. Aga Ushanka on rohkem nagu nišikas, et kummast sa suuremat naudingut saad, kas sellest, mis on kommerts või sellest, mis on sinu, kas nagu sellest mõttest, et sinu disainitud riided lähevad peale tohutult suurtele nii-öelda massidele või siis see, et sa teed oma sellist ikkagi niši asja, mis on kindlasti ka kallim, kvaliteetsem, ta nõuab rohkem aega, aga see on nii-öelda selline päris sinu omaenda kogemusest tuleneb nagu töövili. No, eks need mõlemad on natuke nagu oma lapsed, sest ma olen Montonis olnud 8 aastat ja peale nüüdseks juba, aga noh, see väiksem laps on nagu natuke nooremsem laps, eks ole. Et eks nad on nunnuvad, aga see Ushanka on nagu missioonibränd ja selles mõttes ta on tõesti nagu hingele loodud siis nagu kaubamärk minu jaoks ja ta ei ole siis ainult võib-olla nagu moe loomine selle käigus, vaid just ka selle kultuuripärandi edasiandmine ja et mul on võimalus rääkida näiteks väikestest soome-ugri rühmadest, kes meil elavad Venemaal ja kellega tegelikult me oleme keeleliselt teinekord väga-väga lähedased, et minu jaoks on see nagu sinna kõrvale nii suure tähendusega. Piret, üks EKA tudeng küsib sinult praegu meie kommentaariumis, et kuidas sina hindad siis kõrgkooli ettevalmistust erialaseks tööks? Mul on sellele isegi väga raske vastata, sest et mina... Kui palju sa ise rakendanud oled seda, mis sa õppisid?
ma olin juba teisest kursusest alates täiskohaga tööl ja Nii et tegelikult ma sul käis ütleks, ikkagi et praktika tegelikult käsikäes. mind jah, nagu töö kasvatas ja õpetas väga palju ja võib-olla ikkagi vastupidi, et ma võtsin töö juurest kaasa töö, me ütleme praegu, et see on hobi ja kirg on ju, sealt kaasa just seda, mida ma seal õppisin ja pigem viisin selle tagasi koolikeskkonda. Aga kui sa vaatad näiteks neid kursusekaaslasi, kellel ei olnud seda võimalust ja sa tead ju, mida sa said koolist ja sa tead, kust läheb see piir, mida nii-öelda kool sulle praktikana ei andnud. Et ütleme selline valmis toodang, mis tuleb koolist välja, mis pole kunagi sõrmeotsagagi mingisugust praktilist tööd teinud, et kui reaalne see läbilöögi võimalus seal on? Tuleks ikka hakata varem vaatama, eriti moevaldkonnas, et kus konkurents on suhteliselt tihe, et muidugi see on kõik ettevõtlikkuses kinni ja su oma tahtmises ja pealehakkamises, aga tuleks hakata varem juba, just Eesti keskkonnas ma mõtlen, et maailm on suur ja lai, aga kui sa tahad olla patriotlik, olla siin ja tegeleda moega, siis võiks juba varem sellega kuskilt kõrvalt. Ma küsin Rošanka kohta veel kiirelt seda, et sa ise ütled, et see nagu edendab ikkagi mingisugust kultuuripärandit ja hoiab seda, et kui teadlik klient sellest on või ta tuleb lihtsalt ja vaatab, et ma ostan ilusa karusnaha endale, tegelikult teda soome-ugri üldse ei huvita. Täiesti äärest äärde, aga mind rõõmustab see, kui näiteks on see kolmas klient, kes tunneb selle vastu huvi ja ma hea meelega istun taga maha, ma räägin temaga ja ütlen ausalt, et mulle tundub, et teinekord ta saab sellest säravate silmadega räägitud jutust sinna juurde palju rohkem võib-olla, kui see kleit, mida ta ostma tuli. Meil on hetkel Skype'i ühendus 26-aastase ettevõtja Tarmo Tammega. Skype'i ühendus tuleb mõne aja pärast, aga kindlasti Tarmo Tammega, kes on müügijuht ja Eesti esimese müügiagentuuri Sellit asutaja, on meil kindlasti õige pea ka Skype'i teel, nii et me küsime ka tema käest kommentaari selle vestluse kohta. Aga me räägime edasi. Toomas, sina oled ju ka käinud kaugetel rännakutel, et mida Aasia sulle andis, et kas sa tuled ka siia, kas sa kasutad kuidagi neid teadmisi oma koolitustes näiteks? Koolitustes ka kindlasti, aga peamine võib-olla selline, et kui teades, kõik teavad India toitu, siis see on niisugune vürtsikas, see on selline mitmekesine ja see on selline põnevate maitseelamustega. Just see on tegelikult, mida mina tahtsin ka siia Eestisse tuua, et kui vaadates võib-olla 2 aastat tagasi, kui ma alustasin sellega, et siis oma toitlustusega, siis võib-olla Eestis oli niisugune taimede menüü oli selline väga pinnapealne, et üks supp oli, mis oli alati mingisugune püreesopp, ütleme kõrvitsa või mingi muu või siis tomatisupp ja siis oli mingisugune väike praad ka, mis oli niisugune taimetoitlusele niisugune mõnitamine rohkem. Aga see selleks, aga rohkem ongi niisugune, mida reisidelt kogeda, on selline ja just mida Aasia pakub, on tegelikult selline teistmoodi nii-öelda mõttemaailm. Et kui me vaatame nagu, kuidas see või suhtlemegi mõne indialasega, et kuidas tema nagu maailma vaatab või mis on tema jaoks olulised väärtused. Mis on peamised erinevused näiteks eestlase ja hindu mõttemaailmas? No peamine erinevus on näiteks see, kui mul oli hästi keeruline vastata sellise küsimusele, et küsiti, et do you have any sisters or brothers? Et küsiti, et kas sul on õde-vendi, siis ma ütlesin, et ei ole, ma olen üksiklaps, mis on Eesti mõistes siuke täiesti tavaline. Ja siis nad küsiti, et aga miks lasti sul tulla üksinda Indiasse, et siin on ju nii õudne või siin on nii hirmus. Et kas kodu ei ole liiga suur? Just, et sul kaob see kogu see geneetiline või mis muu pool ära, et seal on nagu see perekonnaväärtus on oluline, et sa eelkõige hoolitsedki oma vanemate eest. Et kui meil on siin selline teistmoodi vaatenurk, et me proovime siis karjääriliselt läbi lüüa või siis midagi saavutada, midagi ühiskonnale anda, et sõltub nagu vaatenurkadest, siis seal oli rohkem see, et kui minu perekond elab hästi, siis mul on nagu hea olla. No Tarja, mis sa ütled selle kohta? Laua taga istujad on kõik käinud välismaal vähemat või rohkemat aega. Rasmus just ütles, et soovitaks kindlasti kõigil ära käia, natuke õhku nuusutada, et kuidas nendega on, kes Entrumisse tulevad, et osad on kindlasti kusagil käinud, osad plaanivad minna, et soovitad sa neil seda teha? Kindlasti. No tegelikult Entrumis käivad päris noored inimesed 13–19 ehk need, kes parajasti kas õpivad põhikoolis või siis gümnaasiumis. Aga enda kogemust ma võin küll seda kinnitada, et tegelikult see väga avardab maailma, et ise kasvades üles tegelikult Kasahstanis ma võin öelda, et sa vaatad, sul on see võrdlusmoment ja sa saad natukene nagu vaadata selle maailma peale mitte sellisest ühest nii-öelda aknast, vaid vaadata mingi olukorra peale nagu mitme erineva nurga alt. Nii et see kindlasti kõik rikastab.
aga meil on nüüd Skype'i ühendus Tarmo Tammega ja nagu öeldud, siis Tarmo on Eesti esimese müügiagentuuri asutaja, üks hinnatumaid müügikoolitajaid, nõustanud ettevõtteid nagu SEB, Starman, Viasat, Piletilevi ja paljud teised. Tere, Tarmo! Tervist! Sa oled üks hinnatumaid müügikoolitajaid ja selles valdkonnas kindlasti pioneer, et milliseks hindad sina Eesti ettevõtjate taset täna ja oma võimekust toodete turundamisel, et meil on siin osad näited on laua taga, aga sina tead neist kindlasti palju enamat, et mis see läbilõige võiks olla? No mina kindlasti oskan rääkida selle otsemüügi koha pealt, et turunduse seisukohalt ma võib-olla sõna ei võtaks nii palju, et ma olen töötanud hästi palju selliste erinevate ettevõtetega, et ma ise müünud 11 erinevat toodet ja analüüsinud tuhandeid selliseid müügisituatsioone ja töötanud koos 100 inimestega. Ja ma võin öelda, et on selliseid väga edumeelseid, tugevaid ettevõtteid, kes on müügis tõesti tipptasemel, aga üldiselt on see tase ikkagi pigem küllaltki nõrk. Aga ma olen selline positiivne inimene, et ma ütlen, et tean see, et arenguruumi on. Millega sa meie taset praegu võrdlesid? Lääne-Euroopaga, Ameerikaga, Kesk-Ida-Euroopaga? Ütleme nii, et ma tõesti tunnen, et ma olen Eesti parimatega koos töötanud ja ikkagi need sellised A+ kategooria müügiinimesed on selges vähemuses, et need on ikkagi suhteliselt raske leida. Ja just mitte ainult müügi tehnilise poole pealt, vaid just võib-olla selle suhtumise poole pealt, et müügis ikkagi 90% sinu edust sõltub sellest, et kuidas sa ennast vaimselt häälestad, sinu sellest vaimsest ja emotsionaalsest võimekusest tegelikult sõltub see, kui palju sa müüd, kui palju sa teenid. No me teame, et Eestis ei tulda sinu juurde, kui sa oled proovimas ühte T-särki öelda, et teate, meil on neid veel 58 erinevas värvis ja nad on mul siin kõik praegu parasjagu võtta käe pärast, et sellist nagu peale tükkivust ikkagi ei ole. Aga mingid muudatused sellest hoolimata ikkagi toimuvad, et kuidas on Eesti müügikultuur muutunud? No ütleme nii, et mis mulle endale kõige rohkem võib-olla meeldib, ongi see, et natuke on muutumas arusaam sellest müügist ja võib-olla sellest müügitööst ka, müüja ametist siis nii-öelda. Et selline milline on klassikaline selline müüja võib-olla stereotüüp? Et on ikkagi selline libe, võib-olla siirusetu, selliste imalate naljadega mingisugune kiilakas tüüp, kes üritab sulle midagi pähe määrida. Aga nii palju, kui ma olen selliste tõesti tipptasemel müügiinimestega kokku puutunud, siis tegelikult see on ikkagi kaugem asi tõest, et head müügiinimesed usuvad oma tootesse, nad oskavad tekitada head ostuõhkkonda ja nad ikkagi usuvad, et nad aitavad inimest oma teenuse või tootega. Sealt hakkab kõik pihta, et me räägime praegu siis tõesti tippsooritustest. No kui sa peaksid andma ühe soovituse Eesti ettevõtlikele noortele, siis mis see oleks? Ja ühe soovituse sellele Starmani paketimüüjale, keda ma oma kodu kõrval Prismas iga jumala õhtu näen, et kuidas moodi ta saaks olla veel usutavam, et ma tõepoolest tema juures ka peatuks järgmine kord? No ütleme nii, et meil on tiimis selline oma loosung ja oma selline motto, et edu algab seal, kus lõpeb siis mugavustsoon. Et müük ei ole just kõige lihtsam elukutse ja ettevõtlus ei ole kõige lihtsam valdkond, milles siis enda kätt proovida. Aga ikkagi, kui sa teed asju, mida teised ei ole nõus tegema, siis ühel hetkel sa jõuad selleni, et sa saad asju, mida keegi teine ei ole võimeline saama. Et ma omast kogemust võin öelda, et minu karjäär on üles ehitatud asjadele tegemisele, mida ma olen alguses tohutult kartnud. Et kui ma ise alustasin müügiga, siis see oli ikkagi tohutult minul mugavustsoonist väljas, et ma ikkagi mul kõhus keeras, kui ma läksin müüki tegema. Aga kuidagi see ongi see, et kui sa paned ennast rasketesse olukordadesse, siis see on täpselt nagu lihaste treeningud, et sul see emotsionaalne ja vaimne situs areneb suhteliselt kiirelt. Nii et lihtsalt pange ennast sellistesse olukordadesse, kus te peate pingutama, kus te võib-olla natuke kardate, et head asjad hakkavad juhtuma. Suur aitäh sulle, Tarmo, kena õhtut ja soovime sulle edu edaspidistes tegemistes. No kuidas on selle mugavustsooniga? Kas tundsite ennast ära ka natuke algusaegadest? Rasmus, Piret? No kindlasti, selles mõttes, et eriti näiteks Ushanka puhul, et leida inimesi, leida nõuandjaid,
minna julgelt küsima, et ja mitte piirduda just ütleme selliste tagasihoidlike lahendustega, vaid minna ja küsidagi kohe oma eriala tippudelt. Küsida seda, mida ei pakuta parasjagu. Jah, et küsida seda, küsida nõu, küsida, on nad nõus olema üks osa tiimist, küll mingisuguse oma väikese ajapanusega, aga et tõesti, miks mitte minnagi küsida Tom Fordist ja saada positiivne vastus. Just. No Toomas, sina oled kirjutanud selle kohta ka arvamusartikli, kuidas sina käisid küsimas tööandjate uste taga koputamas, eks ole. Sa olid selleks hetkeks juba juhtinud missuguse eelarvega ettevõtet? 22 inimest oli sul igapäevaselt juhendada ja mis selle eelarve suurus oli? No, eelarvest eelarveks, aga... Ja selle peale öeldi sulle, et siiski mine kogene veel. See oli MTÜ Kogemus, Eesti suurim noorteorganisatsioon, Eesti Õpilasest Liit. Seal oli juhendada isegi rohkem inimesi, kuna seal oli hästi palju vabatahtlikke. Aga ma arvan, mis oli peamine, võib-olla oli ka see, et ei olnud selle erialast kogemust. Aga tänapäeva võib-olla nüüd juba hakkab see murduma, et mina kui ettevõtjana tegelikult näen, et kui ma hakkan endale uut inimest värbama, et kas ta on kuskil meeskonnas juba töötanud. Et see on väga suur erinevus, kas sa tuled otse, sa oled võib-olla lõpetanud cum laudega, aga sa ei ole meeskonna kogemust ei ole, sa ei tea, kus suhelda. Sest tegelikult kõige suuremad probleemid üldse ettevõttes hakkavad tegelikult suhtluse tasemel. Aga sinul oli meeskonna kogemus. Mul oli olemas see, aga miks seda ei väärtustatud. Miks sulle ikkagi ära öeldi? Et, kuidas seda põhjendati? Seda kõige raskem oligi see, et seda ei põhjendatud. Ja see on Eesti võib-olla ettevõtjate kõige suurem selline, kõige suurem probleem, seda saab nii teisiti öelda, aga just see, et sa tegelikult ei anna seda tagasisidet, et kuidas ma lähen ja arenen siis, kui mul ei ole võimalik isegi saada tagasisidet. No Darja, kuidas selle American Dreamiga Eestis on, et mõtle suurelt, lenda suurelt, mine koputa kohe tegevdirektori ukse peale, et kas see Eestis ikkagi toimib või on see natuke selline illusioon, mida me kusagilt nagu filmidest õpime ja Eestis ikkagi päris nii ei ole? No üldiselt vähemalt need noored, kes Centrumisse tulevad ja ma arvan, et nende põhjal ikka saab järeldusi teha, et üldiselt me oleme väga tagasihoidlikud, et võib-olla vahepeal meil on tõesti nagu oskusi ja selliseid teadmisi, mida võiks pakkuda, on ju, kuigi me arvame, et võiks veel natukene õppida, et selline väike perfektsionismi nagu kompleks, võiks seda niimoodi öelda ja sellepärast me jäämegi sinna mugavuszooni, et selle asemel, et võib-olla esimest korda see ei või 100 ei nagu saada, on ju, me helistame nagu ikka arvata seda, et me oleme sellised targad ja ilusad, lihtsalt tagasihoidlikud ja keegi meid ei taha sellepärast, on ju. Et me proovime Entrumis tegelikult väga palju seda harjutada, et noored lihtsalt saavad aru, et just see tagasisidestamine, et see, et sul näiteks öeldakse 100 ei, tähenda seda, et see ei ole väärt selle ühte ja. Ja see on väga okei, et nagu, et inimesed annavad sulle tagasi, et sa ei soovi näiteks siia selle meeskonda või sa ei soovi näiteks mingit sellist asja tegema. Aga kas siin peaks ettevõtjaid äkki ka natuke harjutama, et võib-olla mitte lihtsalt lööma ust nina ees kinni ja natukene kuidagi neid ka harima just selle tagasisidestamise koha pealt? Absoluutselt, et kindlasti me teeme koostööd ka ettevõtjatega selle osas, et tegelikult need noored iseenesest niisama koolist ei tule, et peab tegema koostööd haridussüsteemiga ja tegelikult oma poolt ka juhendama ja andma tagasisidet ja selle kaudu siis võib-olla luua sidemed nii noortega kui ka kooliasutustega. Ma muidugi väga optimistlik selles osas ei oleks, et need ettevõtted nüüd väga laiapõhjaliselt mingisuguseid samme hakkavad ette võtma, et noori niimoodi sujuvamalt vastu võtta, et see pigem ikkagi on, ma arvan, selline tööjõuturu trend või dünaamika, et mida aeg edasi, seda vähem on selliseid turvalisi töökohti, on ju, et kui mina läksin panka tööle 2001, et siis ikkagi paljud minu kolleegid ka nägid, et see on see töökoht, kus nad võiksid rahulikult pensionini töötada, on ju. Aga ma arvan, et iga ettevõtja tänases situatsioonis, kui tal on võimalus mitte luua see töökoht ja asendada see mingisuguse arvutiprogrammi või mingisuguse efektiivsema protsessiga, et siis ta teeb seda, et inimesi on täpselt nii palju vaja, kui ettevõtte seda nagu hetkel näeb, on ju. Et seetõttu ma arvan, et mis nagu see koolist tulles vaadates ikkagi see mõttelaad võiks olla, on see, et võimalikult varakult olla ise aktiivne, leida kas mingi vabatahtlik roll või praktika roll
et see on, ma arvan, juba tänaseks illusioon või möödanik, et kui kool oli selline ahi, mis küpsetas inimese valmis ja siis ta tõsteti sealt välja ja ta hakkas kohe väärtust looma, onju, et see, ma arvan, et tulevikus on nii, et sa juba 7-aastaselt hakkad tegema mingisuguseid projekte, onju, koolis ja põhimõtteliselt ette valmistama ennast selleks tööeluks, mis sind peale 18 aastat ootab. No jah, teie olete siin enamasti sellised iseaktiivsed, sellised self-made man'id, kui nii võib öelda, aga kui me natuke räägime riigi osast selles, et meil on ju EAS ja paljud starditoetused ja nii edasi, et mulle meenub siinkohal Rohke Debelaki libauudis, et meil on kursused, eks ole, inglise keel edasi jõudnutele ja eesti keel tagasi jõudnutele. Et mida selleks ikkagi nagu teha siis, et need, kes tulevad tagasi või kasvõi, et inimesed üldsegi ei läheks ära, et kui mul on see ambitsioon, mul on mõte, võib-olla see ei ole $1 miljoni mõte, aga mida peaks riik tegema, et kui palju teie, et Rasmus, sina oled EAS-i abiga asutanud Lamu, aga Piret, sina oled samas öelnud, et sina riigi abile eriti ei oota vist nii palju. Ja aga ma ei saa öelda, et EAS ei ole ka mulle abistavat kätt ulatanud, aga millegipärast oled sa ikkagi justkui nagu skeptiline, et sa pigem nagu ei pane suuri panuseid sinna või kuidas? Ma ei saaks seda nagu öelda, aga ma lihtsalt leian, et kuidagi ei tunne sellist nagu tugevat soovi, et ikkagi pigem panustatakse sellele, et tee ise, leia ise see tee, et ja ma ei tea, kas seda võib-olla ei ole ka kuskil teises riigis, aga lihtsalt see sisemine tunne, et Eestis ma ei tunne, et mul oleks nagu ikkagi väga mugav seda kõike teha, kuigi ütleme digiprotsessiliselt ja kõigest sellelt, et see kindlasti aitab kaasa ja teeb lihtsamaks. Aga mis teeks mugavamaks selle? Mida oleks vaja, et sa ennast nagu paremini tunneks seda tehes? Vot minu puhul on võib-olla üldse natukene nagu keeruline sellele vastata, sest ma pigem tahaksin nagu sellest äriprotsessist ennast nagu natukene distantseeruda, et mina olengi loominguline inimene, olen kunstiline pool, et minu kaasamine ilmselt on sellesse lihtsalt kuidagi, ütleks, et see minu jaoks keeruliseks tehtud, et kui ma oleksin võib-olla täiesti üksinda iseseisvalt kogu Moshanka projekti rajanud, siis see oleks olnud minu jaoks komplitseeritud. Et ütleme sellise mitte, ütleme näiteks Rasmuse taust on ju, et kindlasti annab eelise. Et mina tunnen, et ma pean tohutult läbi närima lisamaterjali selle jaoks. Erinevad ka, aga Toomas, mis sina arvad? No näiteks mina olen EAS-is ärimentorsprogrammis läbinud. Ja kui palju sa kasu said sellest? No väga palju ikka, ütleme nii, et kui ma ennem suutsin nagu vaevu nagu roomata, siis nüüd ma suudan kõndida ja sirge seljaga kohe. Aga too näide, kas sinu taimetoidu restorani asutamisel mängis see koolitus suurt rolli? See ongi see, et kas ta asutamisel rolli või ta mängib sellele, et sa kasvad nagu ettevõtjaks, et kui seal Entrumis näiteks, olles ise ka Entrumi nii-öelda mentor, et siis seal ongi see, kus sa kasvatad sellist ettevõtlikkust. Aga ütleme EAS-i mentorprogrammis sa kasutad ennast kui ettevõtjana, et sa mõtledki ettevõtjana, mida need inimesed, kes tulevad sulle tööle, mida nad tahavad, kes on see klient, mida ta ootab, kus on need ootused, mis vahemikus need ootused on. Et sa näed nagu neid küsimusi, mis on prioriteetsed ühe ettevõtte nii-öelda loomisel, asutamisel, edasiarendamisel. Ja see oli see, mida tegelikult sa said väga tugevate ettevõtlustausta inimeste abiga. Et riik tõi nad kokku ja see on, ma arvan, üks riigi väga häid nii-öelda võimalus, et sa toodki need kokku. Üks see rahasutsakas, see on võib-olla selline natukene motiveerivam, et sa võib-olla kuidagi motiveerid inimest veel rohkem ise pingutama. Sest tegelikult need nõuded on väga kõrged ja sellega sa läbi nende nõuetele vastamiseks sa tegelikult töötad hästi palju ise ka. Darja, meie vaataja küsis ennist ka, kas konkurents Entrumi programmides osalemiseks on tihe? On tihe küll, jah. Mida on vaja, et löögile pääseda? Ettevõtlikkust. Ja millest see algab? See algab sellest, et sa julged teha seda esimest sammu. Kui ma nüüd Entrumi programmis tahan osaleda, kas ma pean täitma ankeedi? Jah, sa pead ise minema veebi ja ise täitma ankeeti, et see on selline esimene samm, sest reeglina nagu koolis seda teevad õpetajad, panevad igasuguste programmidesse nii-öelda osalema neid õpilasi ja Entrumis on tehtud nii, et sa ise otsustad, et ma nüüd nagu alustan seda teekonda. Ja nüüd korraks vastates veel nüüd eelmisele küsimusele, ma lihtsalt jagan oma kogemusi, et ma viimasel ajal hästi palju just nõustan teisi riike nende noorte edulikkuse arendamise osas. Ja
noh, mul on nagu olemas seda võrdlusmomenti ja ma pean tunnistama, et nii palju nagu Eestis on tehtud just riigi poolt kogu see ettevõtluse arendamise ökosüsteem, alustades nii-öelda lasteaiast ja lõpetades nende EAS-i igasuguste eksporditoetustega, seda ei leia mitte kuskilt nii-öelda, vähemalt meie naaberriikides. Ja olles ettevõtja, mina ütleksin küll, et aja enda ümber hea meeskond kokku ja ära looda riigi peale, et pigem nagu ikkagi looda eelkõige enda peale, sest muidu tekib küsimus, et mis ettevõtja sa oled. Rasmus, kas Lamu oleks selline, nagu ta on täna ilma EAS-i toetuseta alguses? Ma arvan, et see EAS-i toetus oli, ta oli kindlasti oluline, aga ma arvaks, et pigem isegi sellise kindlustunde andmisel või väikese õlale patsutusena, et tundub, et te teete õiget asja. Et need on need inimesed, kes neid taotlusi läbi vaatavad, et nad näevad on ju sadu ja sadu erinevaid äriideid ja selle tehtud neid finantsprognoose ja kõike on ju. Et kui sa sealt nagu sellest filtrist läbi tuled, et siis noh, vähemalt keegi on sinu ärisse korraks sisse vaadanud ja näinud ka seda valgustunneli lõpus, et ma arvan, et see on nagu see emotsionaalne pool on oluliselt tähtsam kui see 4 või 7 000 eurot, mis EAS annab. Aga ma arvan, et noh, täpselt, et riik ei saa nagu ülemäära palju teha, on ju, et kui riik nagu liiga palju hakkab ettevõtlust doteerima või toetama, et siis on noh, küsimus, et tõenäoliselt siis ta peab seda nagu jätkuvalt tegema, et see on ikkagi selline turusituatsioon, kus tugevamad jäävad ellu, on ju, ja sa pead oma tugevust igal hetkel algusest peale tõestama. Et ikkagi kehtib see, et annad õnge, mitte kala. Oled sellega ilmselt kõik nõus, on ju. Aga kui palju räägitakse ju tutvustest ja sellistest lehma-lellepoegadest, kes ikka sokutavad inimesi soojadele kohtadele, et kas Eestis, kus tegelikult kõik teavad kõiki, ongi vähemalt mingites valdkondades juba ette määratud selline loogiline rada või selline toiduahel, mis pidi mingisugused ametid mingites firmades või muudes ettevõtetes nagu käivad, et kui palju teie karjääris on tutvused ja sidemed kasuks tulnud? Toomas? Ma arvan, et väga palju, et ma arvan, et see ongi kuidagi saanud läbi tutvuste siis võib-olla kaasa aidatud, et keegi näeb su ideel ka jumet. Ja see keegi on siis tutvus, kellel on mingisugune autoriteet. Too mingi näide. No, me oleme kohtunud, mina olen kohtunud, ütleme, 20-30 erineva toitlusettevõtjaga, kellel on toidukohti nii vanalinnas kui ka üle Eesti ja kes kõik näevad, et tegelikult taimetoit ja see, mida ma teen, on tegelikult nii-öelda trendikas, kui me nüüd moed termineid kasutame. Ja see trendikas tegelikult näitab seda, et sul on see mudel on olemas, et see on see, mille järgi turul nõudlus on. Ja tegelikult üks näide on lihtsalt Aivar, kes teeb Eestis sellist asja nagu top 50 restoranid. Et kindlasti olete näinud silte, et tema veab seda eest ja tema nägi ka, et tegelikult ütleme 2 aastat tagasi ei olnud ühtegi taimetoidu kohta Eestis nii-öelda sellist adekvaatset taimetoidu kohta. Ja ta nägigi see kohe ära, et kui selle ära teete, siis teie tee on nagu suuri prii ja lai. Et sellised võib-olla väiksed nõksud õigetelt inimestelt ja viivad kokku tegelikult, sest need inimesed kõik tegelikult on mingisuguses nii-öelda ringkonnas ja kõik viivad siis kokku õigete inimesteni, kes tegelikult aitavad sul mingil väiksel detailigi hakkama saada, et sa saaksid seda suurt pilti juhtida ja ellu viia. Ja Piret, kuidas sinul ringkondadega olnud on? Kindlasti nad on toetavaks faktoriks. Kuidas nad tekivad alguses? Kas koolist? Ja no kindlasti selles mõttes, et kui me muud sellised tutvused? No Kunstiakadeemia puhul on see kindlasti mingil määral kooliga seotud, kuna see grupp või kursus on siis juba nii pisikene ja see tänu sellele sa oled nagu väga lähedane inimestega, kellega sa koos õpid, arened. Aga tead, selles saarlasuses on ka mingisugune siuke nagu suguselts, et ütleme, et kus on üks saarlane ettevõttes, sinna tuleb neid juurde. Et selline äratundmisrõõm nagu omal alal teisi kaassaarlasi näha. On neid ikka kusjuures juhtub ja see on väga armas, et sinna tõesti, kus on üks, sinna tuleb juurde ja tuleb järjest, et ma arvan, et see ei ole küll mingisugune selline teadlik valik, aga see on kuidagi mingisugune loodusseadus. See saarlaste asi on kahtlemata äratuntav. Ma olen ise ka näinud, kuidas nad niimoodi bondivad alati, kui nad kohtuvad, et see on hästi vahva.
aga teil olete Tallinna inimesed, väiksemast kohast inimesed, ma võib-olla jällegi räägiks ikka oma lapsest, Entrumist ja mida me õpetame noortele, tegelikult tutvused ja selliste heade suhete loomine on hästi-hästi oluline. See ei ole mingisugune sellises halvas mõttes, vaid ongi see, et nagu, et igasugune selline koostöö ja mingisuguste uute projektide või mingi ideede käivitamine algabki sellest, et sul on idee, siis sa näed inimesi enda ümber, on ju, siis sa pakud välja, et midagi koos on ju ja siis tekibki see punt, kellega koos seda asja teha, et nagu, et see suhete loomine, et see on hästi oluline omadus ettevõtlikule inimesele. Et võib-olla sinu küsimusele vastates, et pigem isegi nagu soosiks või soovitaks noortele, et kindlasti arendage ennast seda nii-öelda omadust, et te oskate nii-öelda inimestega suhelda ja neid suhteid luua. Mis need põhilised soovitused on, et ma niimoodi näiteks tajun, et mul on kursusel või kusagil koolikaaslastel või kolleegid on sellised inimesed, kellega ma tahaks rohkem aega veeta, võib-olla nendega mingisugust äri asutada, aga oletame, et ma olen noor, eks ole, nagu Entrumis, 16-17, et mis need esimesed sammud on, mis te soovitate neile? Kindlasti osata üldse suhelda, et see, et kuidas sa ütled tere inimestele, et sellest juba kõik algab, et kas sa ütled, et tere, kuidas läheb või sa ütled, võib-olla isegi ei ütle seda tere on ja niimoodi hiilid mööda seina edasi on ja et see suhtumine, kuidas sa suhtud inimestesse ja kindlasti nagu alati vaadata seda, et kuidas sina saad kasulik inimestele olla ja mida te saate koos teha. Et see on võib-olla sellised peamised soovitused just suhete loomise osas. No meie usin vaataja jälgib siin seda diskussiooni taas ja ütleb, et nii väikeses riigis nagu Eestis muud varianti polegi, kui sul ei ole tutvusi äris või poliitikas. Et üksinda ei jõua nagunii kuhugi, aga kas see on täiesti välistatud, et ikkagi üksinda kuhugi ei jõua? No, mina just mõtlesin, et ma oponeeriksin, et mulle tundub, et need suhted on kindlasti olulised, aga ma arvan, kõige olulisem on jälle see leida üles omaenda asi on ju ja võib-olla selle jaoks on vaja aeg-ajalt rääkida targemate inimestega, kas oma vanematega või oma õpetajaga või oma sõpradega on ju. Aga ma nagu siiralt usun sellesse, et kui ükstapuha, mida sa kirega teed, kas see on, sa mängid malet või mängid kitarri või kokkad või mis iganes on, et igast sellest asjast võib mingil hetkel saada sinu töö. Et kui sa oled motiveeritud, et sa tahadki, et see on sinu elu on ju ja sa sead kõrgeid standardid on ju, et siis see nagu suhete võrgustik hakkab sinna juurde nagu mingil hetkel tekkima on ju, aga nagu sinu erilisus peab kõigepealt nagu välja tulema, et mina selles mõttes oleksin ettevaatliku selles osas, et kõigepealt alustada mingisuguste suhete võrgustikust, mis on kindlasti nagu oluline, aga sinna on ka lihtne ennast ära kaotada, oma enda identiteet ära kaotada, oma mina ära kaotada. Avastada end lõpuks tegemas asju, mida sa tegelikult ei taha teha või et sa driftid kuhugi ära, haarad mingitest võimalustest ja mingil hetkel tunned, et võib-olla see ei olnud sinu jaoks üldse. Olgu, ma küsin teie käest veel sellist asja, et ma olen noor ettevõtja, ma olen ettevõtte loonud. Kuidas ma nüüd jõuan selleni, et see ikkagi kasumit hakkaks ka tooma? Kõigepealt tuleb panna kõvasti energiat, kõvasti aega, kõvasti... No see on kõik selline õpiku jutt. Nii, aga tahaksin selliseid nippe. Aga see tuleb realiseerida. See õpik tuleb realiseerida. Aga see aeg ongi see, et tegelikult sa õpidki kogu selle protsessi käigus üldse, kuidas aega tuleb planeerida, kuidas olla efektiivne, millisel ajal sa oled efektiivne. Et see on kõik selline nagu juba nüanssidesse minekis, kõik tegelikult moodustab see terviku. Et sa ikkagi õpid ennast ka selle protsessi. Ja mina tegelikult ütlen, et mida ma nägin oma ettevõtte puhul oli see, et kui ma ettevõtte lõin näiteks septembris, siis tegelikult ma müüki hakkasin alles tegema jaanuaris. Ehk siis see oli 4 kuud kaotud aega. Et kui sa tahad kohe kasumisse jõuda, siis ongi see, et alusta müügi pihta. See ei tähenda, et sa saaks esimesel aastal või teisel aastal üldse kasumit näha. Ja uneski võib-olla mitte. Aga sa juba teed müüki ja selle läbi kogu su klient kasvab, see tarbijaskond kasvab. Ja läbi selle sa juba teed turundust, reklaami, kõike muud, mis sinna juurde käib ja läbi selle sa õpid. Tegelikult kuidas üldse kliendiga suhelda, milline klient on see, kes toob sulle kasumajja. Et see ongi see, et sa pead kohe alustama müüki. Täna teen firma kohe müüki, tegelikult oleks juba enne vaja müüki teha. Et see firma loomine, see on nagu selline formaalsus, aga kui sa võid müüki teha, et siis tuleb ka kasu. Rasmus ja Piret, kui oluline on suhelda kliendiga?
Lamu kliendid jooksevad tormi pealtpidi vastu seina, et saaks väiksemates Eesti linnades osta ka neid kõige nõutumaid jäätiseid, eks ole, ja te suhtlete nendega aktiivselt Facebookis, eks ole, jõudumööda. Ma olen ikkagi näinud, et te vastate. Personaalne tegelikult. Eks ole, Piret, ilmselt sina ka. Et kuidas te nagu hindate, et kui palju see annab juurde, et kas see on pigem selline hea kuvandi loomine, eks ole, et teised vaatavad, et te olete ka niimoodi toredad, see kõik paistab välja, isegi kui ma ei küsi seal, ma näen, et te vastate teistele küsijatele, aga kas see väljendub ka kasumis pikas perspektiivis? Ma usun kindlasti, et aga niimoodi konkreetselt ma ei saa sulle öelda niimoodi seda, kas jah või ei, see on pigem nagu enesetunde küsimus ka sinna juurde ja kuidas sa tahad oma seda firmat kasvatada, et see on pigem sinu nägemus sellest, et ma arvan, et see ei ole, kas peab või ei pea, et kas see on üks endast alustaladest, mis tagab nagu edu. Ma lihtsalt arvan, et see on sinu nägemus või minu nägemus nagu firmast ja mina leian, et see on oluline seal juures. Kui palju sa suhtled klientidega? Päris palju ja tihti näost näkku, et ütleme selline sotsiaalne keskkond, sotsiaalmeedia keskkond ma isegi leian, et ei ole piisav minu jaoks, et kui ma saan seda teha, siis ma hea meelega teen seda ka näost näkku ja personaalselt. Rasmus, sul on kindlasti põnevaid markantseid näiteid. Meie ärid on väga erinevad, et see jäätisääri seal on see masstoode ikkagi on ju, kuigi ta on nišitoode, aga ta on selles mõttes meie nagu igat klienti ei näe, kui ta seda jäätist õhtukodus sööb. Kuigi paljud postitavad sellest ikkagi pilte ka. Ja paljud postitavad pilte. Et seetõttu meie ainuke lootus saab olla see, et kui me räägime oma lugu, et siis inimesed tahavad seda kuulata ja kaasa elada sellele. Ja siis mõni vastab või kommenteerib ka. Aga et see kogu see kliendi nii-öelda suhtlus on nagu pigem nagu selline raamatu kirjutamine või artikli kirjutamine sellises stiilis, et sa nagu aimad, kes su lugeja võiks olla ja mis teda huvitab ja püüad selle juures lihtsalt piisavalt siiras olla. Ja that's it. Et me ei tee eraldi jõupingutusi selleks, et nii-öelda kliendi suhteid hoida. Et meil on nagu üks põhimõte, et kui kuskil on midagi halvasti, valesti läinud, kas näiteks mingi jäätis on ära sulanud või satub, meil on ka sellist asja juhtunud, et mingisugune tihenditükk sattus kuigi jäätis sisse või ükskord oli see, et sellest ühest jäätisest oli juba paar ampsu ära söödud. Keegi oli hoolanud. Et siis me alati teeme selle pingutuse, et me nagu kindlasti vabandame ja alati anname 2 uut jäätist tasuta ja kutsume kohvikusse ja siis võib-olla tekib see inimlik hetk nagu rääkida ja selgitada, et kuidas meil üldse asjad käivad. Et need on hästi olulised, aga üldiselt on jah, see taandubki ainult sellisele Facebooki postitustele, see kliendi suhtlus. Kas on kellelgi veel lisada midagi kliendi suhtluse osa pealt? Mina olin suvel siis oma catering firmaga, olime kõikidel Eesti suurematel festivalidel ja seal nagu see suhtlus ongi väga, mida ma ise tunnen, et olles ise küll selline nagu manager nii-öelda, et vaadates, kuidas kõik toimib ja et kõik teevad oma ülesande ära, siis tegelikult mind kõige rohkem rahuldaski see tunne, et ma saan kliendiga otse suhelda. Et mina annangi talle selle burgeri või toidu kätte või joogi või smuuti ja siis saan seda kohest tagasi, et kuigi oli valus, et vahepeal ütles, et kuule, et see ei ole magus üldse, et mulle lubati siin magusat smuutit või et siin on vähe salatit, pane juurde ja siis oligi see, et sa kohe nagu saad seda parandada, et see ongi kohe otsesuhtluse nagu siuke võlu. Teen sulle uue smuuti, okei, sulle ei meeldi, panen sulle 2 tükki juurde nagu samamoodi, et sa nagu teed selle valu kuidagi tagasi ja lood ikkagi selle emotsiooni, et minu jaoks ongi oluline, et sa lood selle positiivse elamuse, et see on tegelikult, mida tänapäeva inimesed nagu otsivad, et enam ei ole nagu siuke turvavajadused on juba see selleks praegu, aga põhimõtteliselt on esmabaas on juba olemas. Valik on nagu nii lai, aga et sa lood tegelikult osa sellest on ikkagi illusioon, mida sa ka müüd, see hea tunne, millega sa seda toodet tarbid, eks ole. Aga kui me nüüd vaatajale ütleksime sellise hea soovituse ja õlapatsutuse siit tänasest mõnusast arutelust kaasa, siis mis see oleks, millest on võib-olla kõige rohkem puudu ja mida sa, Tarja, ütleksid meie vaatajale? Ma ütleks seda, et ükskõik, kas sa valid enda jaoks olla ettevõtja
või siis mingil perioodil oma elust palgaline töötaja või hoopis äkki investor. Lihtsalt tee seda armastusega ja pühendumusega. Et tõesti naudi seda, mida sa teed, on ja kõik muu tuleb juurde. Just kahtlemata. Rasmus, sinul? Mul ei ole midagi lisada, just väga ilusti öeldud. Ja, et tee oma asja. Ja ära mine teistega liiga hullult kaasa. Täpselt. Tee oma asja ikkagi eelkõige. Piret? Ja ma arvan, et sa ei saa mu käest ka nagu mingisuguseid kõik on nii harmoonilised. Me oleme väga harmoonilised, jah. Ma isegi arvan, et sa alustasid põhimõtteliselt selle sama mõttega, millega me praegu lõpetame siin, et töö ei ole tööd, kui see on nagu kirg. No Toomas, inspireeri meid lõpetuseks. Ma arvan, et jah, hea meelega. Et kõige olulisem võib-olla, mida mina näen, et mida võiks teha, on see, et kui me näeme natukenegi, et miskit maailmas ei ole hästi või miskit ei toimi hästi, siis mida me saame vähemaltki teha, on see, et me jagame seda headust, seda positiivsust, ükskõik kas oma tegevuses, olles nii äris kui kuskil mujal, siis tegelikult ongi see, et kui positiivne suudab selle negatiivse varjutada ja suudab selle nagu headuse meie tuua meie maailma. Et ma arvan, et niisugune maailma muutja pisik võiks kõigil olla, et mis valdkonnas, see on juba selline igaühe nagu oma leida, et see kire kaudu leida. Et kui niisugune väike pisik on sees, siis ma usun, et meie maailm läheb palju paremaks. Hea vaataja, sellise inspireeriva mõttega me selle hooaja esimese saate kokku tõmbamegi. Jagage headust, jagage seda lahkelt. Kahtlemata ei pea see olema ettevõtja, suurettevõtja ega ärimees, et olla edukas. Edukas on igaüks, kes teeb oma tööd armastusega. See on Siililegi selge. Ma tänan sind vaatamast, ma tänan sind kaasa mõtlemast ja kommenteerimast. Järgmine Fookus on eetris 27. oktoobril, ikka kell 21 Tudeng TV kanalis. Kohtumiseni!